Olemme Mehiko Volova Orizaba tulemäe ehk vulkaani jalamil. Olemme teel, et kohata Eesti mees, kes on siin elanud ja töötanud üle 40 aasta. Tee kulgeb läbi lopsaka troopilise ala, kus banaanipuud pakuvad päiksevarju kohviistandusele. Jõuame vana hacienda ehk Eesti mõistes mõisa väravani. Viimase 4 aasta jooksul on lagunenud hoonedest loodud suurepärane kunstikeskus La Ceiba. La Ceiba graafika ongi nimetatud selle kõrgelennulise Ceiba puu järgi, mis on juurdunud ja kasvanud siinses rammusas mullas, just nagu meie kunstnik, uimleja, leiutaja ja ehne renessanssmees Per Anderson. Selles litograafis, Peri eriline ekspertiis, me näeme meest, kes on pidevalt loomas ja ehitamas. Kirjutame lahti need pinded ja vaatame sisse. Köögis ootab meid Per Anderson. Kuuleme tema lugu. Minu isa sündis Viljandis. Ilmar Anderson, ta sündis 1909. Ja ema sündis 10 aastat hiljem Tallinna lähedal. Ja minä sündisin siis Rootsis 1946. Aga kodus räägiti ikka eesti keelt, nii kaua kui ema oli elus. Siin on kaart Mehiko lahest, mis ongi Mehiko idapiir Atlanti poolel. Me oleme praegu siin Coatepeki lähedal. Meksikos kõige kõrgem mägi on see Pico de Orizaba, see on 5700 meetrit kõrge. See on täitsa iseseisev ettevõte. Siin kõik on tehtud kohalikult. Väiksed ja suured kivipressid. Marmoritahvlid on Mehikost. Siin galeriis näed sa kõik, mida sa siin näed, see on siin tehtud, see on kunstnikud on siin käinud. Siin on üks minu autoportreedest. Meie sentrum seisab nüüd maailmale lahti, võtame kunstnikuid vastu igalt poolt maailmast ja elavad siin haciendas või mõisas nii kaua, kui nad veel siin tööl on. Vaatame ringi. Siin on väike saal, kus vahetevahel antakse publikule kontserte. Koridorist hargnevad magamistoad kunstnikutele, kes tulevad siia tööle. Nii me lahkume Eesti mehest, kes on oma rõõmu leidnud ja selle tööga toonud palju ilu ja rõõmu teistele.